Nii, siit läheb siis tee Padisele ja meie lähme siin ümber karjääri, vaatame, kuhu me jõuame siit. Paistab, et siin see auk on jälle lahti tehtud. Ohoh, siin tuleb vist enam mingi üritus. Ja siin on terve müür siis alla kukkunud, see on tegelikult päris ohtlik siin. Väljun siis nüüd sellest vangla nagu nii territooriumist ja jätkan siis siin kuskil. Ohohoo, siit läheb mingi tee. Aga kuhu? Tee tuleb sealt ja läheb sinna. No vaatame, kus ta läheb siis. Siin kuskil peavad olema need maa-alused, need kaevikud. Siin samas nad ongi. Ahah. Okei, liblikas liblikaks, aga siit tuleb siis jõudse mingi tee peale. Need liblikad juhatavad teed kenasti. No ja ju siis siit tulebki nüüd edasi marssida. Siit paistab, et läheb tagasi järve äärde. Nii see nüüd läheb mida siis järve äärtse rada edasi. See on koht, kus ma nüüd ei ole kunagi käinud. Siin on mingi väike laguun ja siit läheb rada edasi. See on märgitud siis nagu kivide peale, uskumatult äge rada on see tegelikult. Üle mägede ja aukude ja vaadetega siis vastaskaldale. Et see kallas on tunduvalt ägedam kui see rummupoolne kallas. Siis on märg vahepeal. Ja kohe jõuan siis jälle järve äärde tagasi ja nüüd siit üles. Ma vaatan, et siin on kõvasti rattahelgi, et see on ratturitele küll väga äge koht. No, kohe see peaksime puude vahelt nägema siis vastaskallast. Ja see on alles see mäepoolne osa, seal kus me ujumas käime, on seal selle nuki taga. Nii ja siit viuh jälle järvelast minema metsa. Ja siin metsa on küll igasugust. See näiteks praegu on täitsa torkiv.
see püst on siis Astelpõju või? No on ikka tehtud tee läbi Astelpõju võsa. Nii, ja siit kohe siis jälle edasi. Võta järve äärt see maru kihvtrada. Ohoh, siin on siis, ohoh. Ma olen siis nüüd selle laiema osa vastaskaldal. Nii, ja kui on tunne, et ei ole piisavalt väljakutseid, siis palun, siin ta on otse mäkke. Oh, mul on eilsest kruusa loopimisest nagu mõni koht nagu aidake. Siit läheb juba mingi laiem teekene. No nii, seal on siis see, kus me lastega ujumas käime. Sellest kohast hüppame sisse. Seal on Vasalemma paistab. Kaugel on ka see torn, veskitorn. Siit siis nuka tagant nüüd on näha see puhkekeskus. See puude vahelt on siis näha nüüd puhkekeskuse see liivarand, mis on avalikuks kasutamiseks isegi. Ja seal on nende oma siis rand. Jah, pardid, mul on ka jama, ärge närvitsege. Kuidas ma siit edasi saan? Tee on seal. Nii, üritame siis siit kuidagi nüüd minna. See on isegi täitsa mission possible, not impossible. Hurraa! Vististi. Ma olen siis jõudnud siia puhkekeskuse randa. Noh, saab siis nagu rannas ka käidud vahepeal. Neil endal on igave näge, seal on saunad ja asjad sellel puhkekeskuses rannas. No see on siin natukene laienenud isegi see puhkekeskus, et praegu on küll suht rahulik, aga siin on niisugused majad ehitatud vahepeal neid ennem põld. Ja siis need on tehtud nüüd selle põllu äärde, kus ma kunagi karjas käisin. See on ka vahva. See on siin see vana betoonkraav, mille avil pumbati vett välja sellest karjäärist nõukogude ajal. No siin pole betoonist, aga millestki juttu, aga vett veel on sees. Paistab, et siit edasi läheb nüüd see matkarada mööda kruusateed. Kui siit just nüüd mingi aeg mingi teerada ei lähe järve äärtega, tuleb leppida sellega. Kuigi ma ei näe neid märke, mis tähistasid matkarada, aga seal oli nagu kiri, et territooriumilt läbi ei tohi minna ja siin ma siis nüüd olen. Kuigi võiks ju ragistades minna siit metsa äärde või järve äärde. Nii paistab, et siin on olnud ka mingi talu. Ennem kui see kõik see värk siit läks siis nagu kaevanduse alla. Ei tea, kas see on nüüd üks meie sugulaste taludest või? Siin on nüüd väga kummalised asjad, millele ma ei oska seletust anda. Appikene, kas need on tossuseened nii suured või? Mida pekki? No paistab, et siit siis tuleb see
rattatee läheb jah, siit tuleb see rada välja, aga mina tulin mõelda seda kruusateed. Et mul oli muidugi oma eesmärk, miks ma sealt tulin, aga seda ma ei leidnud ka üles teiselt poolt. Et kui te sealt puhkekeskuse juures tulete, siis jälgige tähelepanelikult, kus kohas see tee läheb. Tuleb tunnistada, et vesi on jälle tõusnud natuke, sest see osa, kus see postikene seal veeses on, sealt me käisime vanasti ujumas, sinna sai autoga kõrvale sõita. Noh, katsu sa nüüd. Kohe peaksin jõudma siis laguuni äärde. No nii, et seda teekest seal, mis seal järves on, tahaksin ma tagasi minna, aga juba siin suur üleujutus. Vaatame, kuidas ma siit edasi. Siit mööda seda asja ma lähengi. Laske. See on siis nagu see niinimetatud laguun lähevad. Ja siit edasi on siis nagu suur teine karjäär. Ja suur poiss käis, aga väiksed ei käinud. Kusjuures tekib tunne, nagu see oleks nagu karjääri mingi põhi või? Tegelikult see ei ole mingi põhi, see on karjääri kalda peal õigest. Sest siin vanasti karjääri põhi on seal kaugel sügavas. Siit alles, ütleme, hiljaaegu oli siit samast kohast, ütleme, otse langust 15-20 meetrit, kus me uhkelt nagu hüppasime kaljult alla. Aga noh, nüüd pole enam kuskilt hüpata kui sealt ainult. No ma olen siis jõudnud peaaegu vastaskaldale juba. Selle osa ma olen kõik sealt läbi roninud. Seal on see puhkeküla. Tundub, et ka mina pean täna ujuma hakkama. Paistab, et sealt läheb mingi rada. Nii ühe sammu libastud ja kukud kuristiku pirajade kätte. Nii võtsin siis vastu selle tali ujumise challenge'i, aga ainult osaliselt, aga need kivid on nii teravad. Tuleb ületada meeletu veetee. Tundub, et see challenge jääb mul päris pikalt kestma. Kuna see nüüd paistab, kuiva maa on seal alles taga. Nii. Soendan ennast vahepeal kivi peale, imetlen vaadet. Nii järgmine challenge, mille ma vastu võtta, mis sa pläratsin. Linavästrikud. Võtan kõndid edasi kuival maal. Keegi on püstitanud pingi. Kolm linavästrikut hoiavad mul siin siis silma peal nüüd.